Kunagi ei saa liiga palju kartuli maitseainet olla, see on riil tegelikult. Ma olen liiga juut, et seda osta too. Kui ma tatt olin, siis ma sõin puhtalt nagu paljad seda kartuli maitseainet. Ma mäletan, me läksime maale ja siis mingi ostsime selle, või noh, vanaema ostis selle suure paki ja siis ma lihtsalt maal tõmbasin paki laati, hakkasin näppudega sööma. Ma ei teadnud. No maitses. No minu oma oli natukene teistmoodi. Mina panin igale poole. Ma panin kõik, mis vähegi võimalik, mis mul vähegi meelde tuli. Kõik valemid panin kirja. Mis mul vähegi meelde tuli. Ja siis ma midagi seal arvutasin. Ja siis vastust ma ei leidnud. Ja siis ma läksin järgmise peale üle. Et noh, midagi ikka saab ju. No paar punkti ikka või nii. Siis tuli järgmine harjutus või ülesanne. Panin samad 10 kuradi sama 10 valemit, mida ma teadsin. Lükkasin letti. Midagi ma seal tegin. Iga valemiga proovisin neid samu arve. Vaatasin, vittus, pohhui, järgmise juurde. Oi, vittu. No ei tulnud. No kui ei tule, siis ei ole midagi teha. Siis jääb tulemata, kurat. Naised ei jaga jalgpallist midagi. Tõesti. Irka, Sheiki, X. Naistemees, Red Flag ja Petja. Leis krõpsude suur fänn. See petis Shakirat. Värav. Pall. Türa, ta teab päris palju, jah? Tal on asi selge vist. Tal on asi käpas, võib lausa öelda. I don't think it is possible for a video game to have a 13-year development cycle and it be worth there's no video game worth waiting 13 years for. I don't care how crazy GTA 6 is. There is nothing in that. Selles suhtes see on true take, et nagu 13 aastat. Nagu mida vittu nad kukivad 13 aastat reaalselt. Ma ei kujuta ette nagu. Game that's going to be like, wow, man, this was worth nagu, mis seal siis nagu nii räiget on? 13 years. Let this sink into your brain what I'm about to say, right? Somebody, wait, let me think before I say this. Make sure I don't sound stupid. Okay, delay it till 20... RDR oli vahel küll, aga nad tegid juba, enne RDR-i nad tegid juba GTA 30, and let that be the last GTA. Man, because we tired of waiting for GTA, bro. Everybody mad now. It went from, oh man, I can't wait till GTA. The whole meme of, oh, we got so-and-so before GTA 6. It's not even cool no more. It's sad. Sest, ja seal on nagu see, et neid mänge nagu teevad erinevad nagu kompanid. Või nagu põhimõtteliselt see nagu firma või see kompani on nagu üks, aga tal on nagu erinevad nagu, ma ei tea, kuidas seda öeldakse, nagu erinevad mingid arendus, mingid tiimid või midagi. Ja need veel asuvad mingites erinevates kohtades ka. Need isegi ei asu mingi ühes samas kohas. Stuudiod on mingi eraldi. I think video games in general should stop being shown multiple years before they release, bro. If I want to know a game's coming out, let me know like a month away before it comes out. No ma eeldaks, et see on tegelikult mingisugune, noh, ma ei tea ka. Võib-olla nagu, mis seal tegelikult kõige rohkem aega võttis, võis olla ju see mingi engine'i mingi tegemine, ei või? Mis su praegu seda emotsioonid entle? Mida vittu? Mida vittu? Mida vittu? Mida vittu? Mida vittu? What the fuck on it? Ma ei saa vaadata seda. Ma ei saa vaadata seda. Oi, vittu. Oi, poja, kui sina sündisid. Oi, ma mäletan. Pojakene, see oli 20 aastat tagasi, kurat. See oli, jah, ma tean, ma täpselt, kus juures sa sündisidki, kurat. Kuu aega enne, kui GTA 6 tuli välja. Oi, kus oli aeg, poja.
et nad tõesti, ma ei saa, kas nad paugutavad midagi või mis neil seal nagu... Ei, nad käisid ju Berliinis, käisid kanepit otsimas, laps oli kaasas mööda tänavaid ja siis ta oli mingi, see Mart ja mingi, see on normaalne, sest et kui isa läheb õlut õhtul poodi ostma, võtab lapse kaasa, see on normaalne, aga kui mina kuradi väikse lapsega keset ööd otsin kanepit Berliini tänavatel, siis see ei ole normaalne. Ma nägin ja jooksid lausa, mingi koputasid suvalistele ustele ja mingi... Täiesti haiged ja siis see Hanna Vestna oli ka seal, et olid siis seal Vietnamis, siis küsiti, et kas kui Urmas nägis teiste lastega, et Urmas võtaks pruudisid. Ei, mingi kollaste ja mingi pilusilmadega ja nende hullud mingi racist. Ma olen mingi sorry, aga nagu sa ise mingi korredi alaarenenud debiilik. Nagu sorry, ma nii kettas. Ja sa hakkad oled mingi racist. Ja siis ise elate rasta elustiili. Ehk mis on nagu you're trying to be black ja siis järsku olete racist. Et nagu äkki valite korredi, et olete oma seal korredi. Ja pick a side, et olge siis oma seal korredi talus, need korredi talumemmed, mitte et oleme rastad. Äkki kammite juukseid korra ja siis. Natuke siin rasta perekonnast räägite teile, aga ma ütlen, see oli selles suhtes haige, et äkki kammite juukseid korra või midagi. Niimoodi sõimas ta läbi ja oli mingi fuck you, vaata nusib mu naist. The fuck lihtsalt. Jah. Aga jah, mis ikka? See oli küll good take nagu. See oli actually good take. Äkki kammite vähemalt korra juukseid või midagi. Nii, mis siin toimus siis? Malluka ja Brigitte hagi sai lahendatud, aga sellega kaasas väga palju draamat. No kuulan. Lihtsalt teile Malluka ja Brigitte story'd järjestikus. Ja mul on ka need story'd, mis Brigitte subscriberit alla nüüd pani, nii et. Ma pakkusin Brigittele kompromissi, et ma annan 3500 € väheõigete laste liidule, kui me kohtuasja ära lõpetame. Ta ütles, et ta on selle kompromissiga nõus, aga ainult sellisel juhul, kui ma avaldan vabanduse tema ees oma story'sse. Ja see vabandus on kõik ette tema poolt kirjutatud, nii et järgmises story's saate te siis seda lugeda. Vahel harva niimoodi, kui ma lähen välja, siis ma tean, et täna ma olen lihtsalt täielik lits. Täna mul on see. Reaalselt. Siin linnas on nii palju mehi. No kes sa oled täna, Brigitte? Täna ma olen täielik lipakott. Dua Lipa has nothing on me. Ma olen suurem lippar kui Dua Lipa. Mul on nii hea meel, et me saime nii lihtsasti ühe kohtuasja täiesti ära jätud. Super, suur aitäh. 1000 vabandust sulle, Brigitte, see tuli mul otse südamest. Ma ei saa mitte kuidagi tehtud tagasi võtta. See, kuidas ma käitusin seal Praha reisil 3-4 aastat tagasi, oli rõve. Ja kui kedagi huvitab, siis nagu kõvatasin, aga läksin tegelikult koju magama. Ja see seltskond, kus ma toona liikusin, täpselt niimoodi seal räägiti. Elu käib ikka. Lihtsalt ma ei teadnud, et keegi minu close friendsist would have the intent see alla salvestada, et seda kunagi hiljem jagada. Mingis mõttes on see nagu revenge. Ma ei oleks mitte kunagi osanud seda ette näha. Omad lihtsalt peksavad, jah? Ma ei oota ühiskonnalt mitte mingit kaastunnet, mõistmist. Ikkagi valiksin olla mina ise koos oma tehtud vigadega. Kui olla seal nende sõbrannadega, kes selja taga koguvad nagu salaja selliseid klippe või fännata kedagi, kes selliseid klippe üles laeb. See on nii rõve koolikiusamine, aga ma valiks ikkagi enda elu. Koolikiusamine. Ja kui ka reaalselt Eesti näiteks advokatuur mõistab, et selline inimene ise räägib täispäevaga Insta-story'de sulle mingi, mul pole aimu ka, ma ei jälgi seda. Pluss ma saan alati õigusabi. Ma olen ainult seda, mis ma siin TikTokis näen nende kohta, ma muidu ei tea neist. Ja sellepärast, et I'm not like them anymore at least. Ja see on kõige suurem võit. Ja muidugi see, et nad on out of my life. Kui ma joon, siis ma olen väga lokaalne. Selles mõttes ma olen hullemaid asju teinud. Need korrad kokku lugeda, mees peab mind strippari posti otsast alla tirima, on koledalt palju. Ma ei ole mitte kunagi raha eest mitte kellelegi maganud. Kahjuks või õnneks ma olen andnud tasuta. Ma olen viimase 5 aasta jooksul olnud lähedaselt seotud ainult nende meestega, keda ma olen armastanud ja kes on armastanud mind. Ma ei ole mitte kunagi olnud see inimene, kes suvalt kellelegi magaks. Kui ma tahaks, ma saaks päris palju praegu öelda inimeste kohta oma minevikus, aga ma ei tee seda. Tulge keegi mees, ma annan teile kogu oma vara ja see on avalik lubadus, et ma olen teiega maganud ja me ei ole vahetanud seda, et me armastame teineteist ja seda, et me tunneme vähemalt pool aastat. Tulge, kogu mu vara saate endale. Et see, et ma enda kohta niimoodi ütlesin, nagu see oli nali, nagu igas naeras on natuke tõtt. Ja lasin standardid nii alla ja toona lasingi, vaadake, kes mu ümber olid. Edasi tegelevad juba advokaadid. See info kogumine minu vastu käis ilmselgelt süstemaatiliselt juba ammu. Ja Brigitte oli halb sõbranna või?
samal ajal nagu sa teadlikult kogusid minu vastu informatsiooni. See on küll true jah, et mingi teadlik mingi kuradi videote kogumine käib eos. Keskharidusega. Samal ajal, kui see peaks olema su mingi sõber või midagi. Ei või? Veits imelik. Kukulunks aitäh sulle, kui ma joon, ma olen väga lärmakas. Rasvaimu vajavaid, kibestunud. Kui ma joon, ma olen väga lärmakas. Inimloomi sai kokku ja hakkas vanu klippe üles otsima. How sad your fucking life is nagu. Mul on fucking teist ikkagi kahju nagu. Ütlased. Ja juhul, kui nad teid üldse tahavad muidugi. Sest eeldus on see, et teil oleks selle jaoks raha. Kolmel järelikult on üldse mingisugune bargaining position. Viimased 2 on üldse mängust väljas. Sellised mehed. Ja teate, mis tulevik teid ees ootate? Ilmselt teete veel lapsi. Katkistest peredest lapsi. Ja see on miski, mida ma ei tee. Real winner here. Real winner here. Kõik ettevõtted, kes seovad ennast selliste kodanikega, kes reaalselt revenge teisi inimesi, kes koguvad süstemaatiliselt oma sõbranna kohta screenshotte ja videoid, sest et selgelt story aegub 24 tunniga. Toetate sellist kiusamist Eesti ühiskonnas. Palun ärge minu jälgijad. Ja tõesti, kõik need no ma ei tea, see on nii lamp teema. Ma ei tea naljakas tegelikult.